Nii jätkaksin siis e-õppematerjalidega ja nagu ma olen 1000 korda öelnud, siis on meil e-õppevahendid koolielus õppevahendite all ja igal õpetajal, kui ta on sisse loginud, on võimalus seal juhiste järgi ka ise e-õppematerjali üles laadida ja siis ainemoderaatorina vaatan läbi ja kinnitan. Ja soovituslikult tehke seda palun Mozilla Firefoxis. Nii, ja siis nagu teate, on ju meil suur rõõm kasutada saksakeelseid e-õppematerjale, mida leidub netis ja neid on järjest rohkem ja seetõttu oleme me need teemade kaupa nagu pannud siis Wikisse. Ja igasuguseid näiteid, praktilisi näiteid veel ka minu e-saksa.wikispace'is. Nii, siin on üks täheviga, näen, B-d ei ole, et Wikispace'is. Ja eelmisest õppeaastast siis on selline uuendus, et iga nädal on üks link siis eraldi veel välja toodud, et juhtida tähelepanu mingile vahvale e-õppematerjalile ja tänagi on seal üks laulude kasutamise kohta ja kenasti jälle sõnad ära toodud ja video jookseb kõrval, nii et kas kuulamisharjutuseks või muidu tunni osaks või üldse õppeaasta algul, miks mitte, et seal annab leida neid toredaid laulukesi. Ja eelmisel õppeaastal ma valmistasin just selles Galameo keskkonnas sellise idee-raamatu veebipõhiseks õpetamiseks ja ma just mõtlesin sealjuures kolleegidele, et kes võib-olla ei ole julenud kasutada, et saavad siin kohe näiteks, et ma rääkisin e-vihikutest, siin on antud kohe, kus on juhendid ja link ja saategi siin peale klõpsata ja kohe minna ja uurida asja ja olen toonud siia ka mingi näite ja kui te siin peale klõpsate, siis te kohe saate näha näidet või juhendit ja nii edasi ja ehk saate sellist indu midagi ette võtta. Fotoromaanid, kuidas luua, need mul oli siin kuskil üle 33 idee koos siis näidetega, nagu ma juba enne rääkisin, vöödlekaartidest, märksõnakaartidest, e-raamatuid, siin on Galameo, siis kena juhend oli Iriinal tehtud koolielus ja näide jällegi ja selliseid igasuguseid muid vahvaid asju ka, et kohe saab kasutada kirjutusmasinat veebipõhist, et ja siis õpilased teevad seal töö ära. Näiteks vahelduseks võib ju mingi kirjandi kirjutamine olla selles keskkonnas ja saadavad teile, ütlete oma meiliaadressi, saadavad oma tööd tunni lõpus sinna. Miks mitte, igatahes teistsugune kui paberile. Ja veel igasugused vahvad variandid, et midagi juhendada häälega või hääleta, siis oli selleks see Sketchcast väga hea. Miks mitte vahepeal mingi ülesanne anda selles keskkonnas ja on õpilastele ka hea kuulamisülesanne. Koomiksiraamatud, vaieldamatut lemmikut, igasuguste teemade kohta saab neid ju teha. Ainult anda kätte juhendid ja võib-olla tuua kõigepealt näide ja uskuge mind, õpilased on väga varmad seda tegema. Ja ise võib teil olla täiesti teadlik nagu peas, et oskate ka absoluutselt kõike, nagu mina seda kasutan tihti. Ja VoiceFred häälega fotode juurde midagi rääkimine või siis esitluste juurde jällegi juhend olemas, saate siinsamas peale klõpsata ja nii edasi. Ja siis viimase aja lemmik Learning Apps, et seal on juba väga palju tehtud rahvusvahelise kolleegide poolt saksakeelseid e-õppematerjale, mida võite seal kategooriate all leida ja ise olen teinud mõningate e-õppematerjalide valmistamise kohta videojuhendid, mis on ka siis koolielus olemas. Ja see on ausalt öeldes väga lihtne teha ja ei käi kellelgi üle jõu, pealegi on see keskkond ka saksa keeles, et saate ise ka veel uurida.